Tere aiandushuvilised! Siin Horticumi kanalil räägime me erinevatest aiandusteemadest ja täna ma näitan teile, mida teha selleks, et saada juba jaanipäeva värsket kartulit. Ja selleks ma olen Horticumi e-poest varunud endale mõned vajalikud asjad. Eriti varajase kartuli jaoks on meil vaja mingisugust kasvuanumat, et selleks sobivad ka kasvutuskotid, aga mina valisin endale hoopiski LH potid. Need on sellised parajalt suured 40 cm läbimõõduga kasvatamispotid ja mis mulle eriti meeldib on see, et siin on piisavalt suured augud põhjas ja ka randid, mis siis lasevad selle liigsel kastmisveel ilusti ära voolata, et meie kartul ei jääks vette ligunema. Loomulikult on meil vaja ka mulda ja seekord ma valisin Compo biomulla, aiamulla, mis on täiesti turbavaba, nii et see kindlasti sobib ka sellisele aadnikule, kes soovib oma aias just turba kasutamist vähendada. Aga mis mulle väga meeldis on see, et see on väetatud komposti ja orgaaniliste väetistega, mis tõttu ta sobib just hästi toidu kasvatamiseks ja seda meie kartuli kasvatamine kindlasti ju ka on. Ja siis loomulikult on meil vaja seemnekartulit. Sellel kevadel valisin endale varajase sordi Solisti ja temaga, selle pakiga on kaasas ka taimepass. Ja kui te ka endale seda kartuliseemet vaatate, siis võiksite tutvuda ka selle kleepsuga siin, et see värviline kleeps ei ole siin mitte niisama. Ja siit ma näen selle kartulipartii päritolu kohta ja ma näen, et see on Eestis kasvatatud. Ja siin on ka kõik muu info olemas, aga kui selline pass on juba Põllumajandus-Toiduameti poolt väljastatud, siis on see seemnekartuli kasvatajaga kontrollitud, nii et te võite suht kindlad olla, et see kartul on haigustevaba, igasugu viiruse ja baktereid endale koju juurde ei too ja et on sordi ehtne, nii et kui mina olen siin endale võtnud varajase sordi Solisti, siis nii see ka on ja ma saan selle kartuli, mis on ka nendele sordi omadustele vastab. Selleks, et seda varajast kartulit saada, ma kookisin siit mõned mugulad juba varem välja ja panin nad endale tuppa eelidanema, et nii palju mul ruumi ikkagi oli seal ettekasvatuse kõrval. Ja ma panin siia madala aluse peale natukene sama kasvumulda ja siis ma panin need mugulad siia mulla peale. Ja sellega ma lõpetasin ära selle kartulimugula puhkeperioodi. Ja ta on tegelikult siin ligi 3 nädalaga väga kenasti kasvama hakanud, et nendest kartulisilmadest on tulnud ilusad rohelised idud, millest tulevad kartulivarred ja tal on ka ilusad valged juured juba olemas, nii et täna on siis õige aeg nad siia suurte potti istutada. Aga selleks, et ka aiamaa jaoks, mis on minu selja taga, kuhu ma hiljem kartuli maha panen, et need kartulid panna eelidanema, selleks ma tõin toast oma selle Veefi külvialuse, mis on mul sellel kevadel hästi palju kasutust saanud ja ma panin siia põhja jõupaberi. See jõupaber ei ole tegelikult kohustuslik, aga selleks, et need kartulid siin liikuma väga ei hakkaks pillapalla ja ei lõhuks ära neid ilusaid uusi idusi, selleks on see jõupaber päris hea. Ta hoiab natukene paigal. Need, kellel on palju erinevaid sorte, mida nad eelidandavad, ma olen näinud, et just kanamunade restid on väga populaarsed. Aga mina jään siin jõupaberi juurde. Ja siin ma lihtsalt tegelikult panen ühe ühtlase kihina, niimoodi, et nad ei ole üksteise peal, siia aluse peale ja jätan nad siia kasvuhoonesse. Jätan nad siia sellepärast, et siin on hästi palju valgust ja siin on valgust nii palju, et need idud ei veni välja. Siis kui need idud välja venivad, siis hiljem teda aiamaale pannes ta võib-olla ei lähe nii hästi kasvama ja nad lähevad ka kergesti katki. Tänu sellele, et siin on piisavalt valgust. Ja teine põhjus on see, et siin kasvuhoones ikkagi on natukene jahedam kui toas, mis tõttu on ka hea ja paras see talle. Kui tal oleks liiga soe, siis ka need idud kipuvad kasvama liiga pikaks. Ja see 2,5 kilo ongi täpselt minu väikse pere jaoks paras kogus ja see mahub mul siia väikse aiamaa peale ära ka. Aga oluline on see, et nad oleksid ühe kihina. Ja praegu ma jätan nad siia, ma panen neile ka katteloori peale ja kui nüüd peaks juhtuma nii, et ilmaennustus ütleb mulle, et tuleb üks käre öökülm, siis mul ei ole raske paari alust ka lihtsalt ööseks tuppa viia ja hommikul välja tuua. Kõik selleks, et ikkagi saada jaanipäevaks esimene kartul kätte. Nii, aga ikkagi see kõige magusam osa, need eelidandatud kartulid, kellel on ka juba juured all, nemad ma siis istutan siia LH potti. Ja see pott on nii suur, et siia mahub ära 3 kartulit. Ja kõigepealt ma siis täidan selle poti umbes siiamaani. Ja kartuli puhul on huvitav see, et tema istutatakse poti põhja.
Siis ma täidan veel teda natukene ja kui ma täna lõpetan, siis ta on umbes poolest saati kaetud. Nüüd ma panin selle mulla siia põhja ilusti ja nüüd ma lihtsalt panen need eelidandatud kartulimugulad siia põhja. Niimoodi üksteisest natukene eemale. Vaatame, kas meil õnnestub näidata ka. Äkki isegi õnnestub. Ja nüüd ma panen järgmise kihi mulda peale kuskil niimoodi ka, umbes 10 sentimeetrit. Nii, ja praeguseks ma olengi selle poti täitnud kuskil siiamaani, peaaegu pooleni. Ja nüüd ma hakkan ootama, kuni ta ajab välja need rohelised varred ja siis ma hakkan järjest seda potti täitma kuskil ka niimoodi 5-10 sentimeetri kaupa, kuni siia randini, see on nii-öelda see kastmisrant. Ja sellega ma olengi tegelikult ära teinud selle muldamise töö, mida muidu põllu peal teeb traktor. Ja kartuliga on jah see huvitav asi, et temal kasvavad ju need mugulad, mida me toiduks tahame tarbida, tema varte külge. Nii et öeldakse küll, et kartul kasvatab alla, aga mõnes mõttes, kui niimoodi tähte närida ja väga tehniliselt rääkida, siis ta kasvatab selle saagi, selle seemnekartuli peale. Praegu oli see muld siin täpselt selline paras niiske ja ma praegu teda ei kasta. Aga eks ma hakkan teda siin vahepeal vaatamas käima ja siis ka vajadusel kastan. Igal juhul jääb ta praegu siia kasvuhoonesse. Kui ilmad ikkagi juba väga soojaks lähevad, siis ma viin ta välja ja võib-olla tõstan ööseks kasvuhoonesse. Eks aeg näitab, milline kevad meil sel aastal on tulemas. Kui see video meeldis sulle ja see oli sulle kasulik, siis kindlasti pane selle video alla ka like ja kindlasti ootame sind ka selle kanali tellijaks. Toredat aiandamist!